aus, mina võitsin. Ah kurat, mul sest toolid otsas. Ma olen tõmbun suitsu. Rääkides keldrist, oli mul üks lugu. Oi jah, nüüd hakkad jälle jõudnud toot tulema. Igatahes enne mind kuulus see maja kellegile Heinrich von Hammerschmidtile. Ma arvasin, et see on juba 20 aastat tühjana seisnud. Oli, aga ametlikult on maja ikkagi tema nimel. Igal juhul ta oli väga veider inimene. Istus ainult oma aias, kiik toolil, püss käes, karjus mööda minete peale, et nad kõik hukkuvad. Ta oli mingi hull või? Miks ta seda tegi? Räägitakse, et ta vend tapeti selle sama maja keldris ära. Tema laip oli jõhkralt tükeldatud. Selle seda ta muutuski imelikuks. Ja kadus juba umbes 20 aastat tagasi ära. Keegi pole selleks taas saati näha. Nüüd on see küll muinasjutt juba. Ega me öelnud, et see tõsi on. Lihtsalt imelik on see, et kui me see 2 nädalat tagasi kolisin, oli kogu kinni võetud. Pidime selle kõik maha rohkem, et olust ikka raha. Ei tea, kas Andres pani ennast põlema või jäi sinna keldrisse magama. Kui sa puudust tunned, siis mine otsid üles. Päris hea. Andres, tule välja. Kus sa oled? Andres! Aga kus kõik on? Tee, mis tahad. Jou, kus sa olete? Jou, kus sa kadus? Kus te olete? Mis siin toimub? Ints ja Andres on surnud. Meil olime järgmised. Mis nüüd edasi saab? Mees, võta vähe. Mida? Appi, ta tapab meid! Ta tapab meid! Minu majast ei tapa mitte keegi minu sõpru. Te olete Heinrich von Hammerschmidt. Teie lasite ta sealt lahti. Aga keegi ei teadnud, et selline olevus olemas on. Võta seda kui õppetundi ja kaa nüüd siit minema.